mingid psühhobifika sanad õpetajatele nugas. Ma tean, kus mu õpetaja elab. Tal tuli ootamatult, on ju, nüüd kõik vennad türa suusatavad ka. Ma ei oska suusatada, ma nagu... No türa, kui ma kunagi proovisin, aga samas ma proovisin kelgutamist ja nagu... Nahku ma õpin, juba on lõbus, perseli, mäest alla, fun. Ma pea harjutama. Mul on kõik need, mul on ka, vaata meil on see koomik Roger, see vend küsib ka kogu aeg, vaata, Ari, tahad ka suusareisile tulla? No türa, jah, sul on jah fun sõpradega, te olete kuskil mustal rajal, türa, snowboardite, paned jääkarule high five'i. Ma olen seal lastega selles rohelises. Ja mäletan kunagi, ma käisin perega, läksime Himosele, siis läksin sinna mäe tippu, läksin üles, vaatasin üle serva. Mõtlesin, ei julge. Tead, kui piinlik on kondliga alla tulla või? Ma ei oska suusatada, tead mida ma veel ei oska, ma ei oska ujuda. Sellest ma ka sittagi arvu ei saa. Ei no, kui ma nagu bassusse hüppan, midagi ma nagu teen, nagu. Ma nagu ei uju, ma nagu upun kaua. Kohe, kui arbad ei puudu. Mul pole krool, mul on paanikahoog. Ma ei ole kunagi ossa, ma ei saa aru, kuidas inimesed ojuvad, sa ajab mind nii kettasse, no mingid vennad lihtsalt oskavad, ütle, ja siis nad annavad idiootset nõu ka, vihkan, kui inimesed üritavad nõu anda mulle ujumisega, vaata. Harri, las vesi kannab. Nüüd ma olen mere põhjas. Türa, millal ta kannab? Kõige piinlikum on, kui sa oledki kuskil ujulas, vaata, ja siis oled seal oma raja peal, full paanika. Alati on kõrval rajas, vaata see mingi paks vend speedodega. Tead see, kes on mingi 2 tundi mingis transis seal veel? Alati, kui ta sust mööda läheb ka, see vaatab sind ka selle pilguga. Ma hoian seal sellest rajanöörist kinni. Ei, muidugi mul on piinlik. Ma olen kuradi 30 kohe, ma ei oska ujudana. Eestis on raske, kui sa ei oska ujuda, sest mul on ju kõik need idiootsõbrad ka. Tead, oled kuskil Orissaare muulil, need kõik vennad on ujume poili. Siis ma pean see ainus seal olema nagu, kes asju valvab. Ma olen oma sõpradele nagu ema rannikult seal, ärge kaugele minge. Ja vahepeal oli nii piinlik, et ma mõtlesin, ma panin ennast Kalev Spaasse, panin ujumiskursusele kirja ka. Otsin sealt eest väiksed speedod, panin oma speedod jalga, siis tulin garderoobist välja, vaatasin, kõik lapsed. Läksin kohe koju, ma ei vitsi see mingi üks vend olla, nende täispuutud. Oled seal poole meetri sügavusel mingi instruktoriga. Hoiab mul kõhu alt kinni, rahulikult, Ari, rahulikult. Mäletan, kunagi läksin oma emaga, läksime koos, ma olin mingi väike päda, siis läksime Nõmme ujulasse koos. Siis läksime sinna, algus läksin sinna lastepassusse. Tead see lastepassu mõnus soe, kused.
ei, minge vaadake vahest laste basseinidesse, alati on see üks tüüp nurgas, vaata see. Ta kuseb terve see aeg lihtsalt. Siis mul sai koopa ette, ma olin seal lastepassust, mul sai koopa ette, vaatasin seda suurt passut, mõtlesin, pohhoi. Õppisin sügavasse otsa pommi. Kohe, kui vette jõudsin, vaata, kohe varbad ei puudu. Ujusin keskele ja siis poole pealt järsku tunnen. Vässu. Vässu raisk. Sa hakkad vaikselt, hakkasin neelama juba seda kloori. Noh, mu essa mõte oli, türa, kui ma piisavalt siin veet joon. Mojun varbad maha. Noh. Siis neelad seal. Juba hakkab vaikselt paanika tulema, vaata, juba vaatad, rannik on nii kaugel. Siis mõtlen ka täiesti perses, ma upun Nõmme ujula särave. Mitte isegi Jurmala. Olen seal paanikas keskel, siis näen, mu ema tuleb basseini äärde, vaatab mind. Ja siis mu ema karjub üle Nõmme ujula. Ari! Et sa raisk praegu ära ei upu! Ainus põhjus, miks ma ellu jäin, oli hirmust. Sest ma mõtlesin, oi bljää, kui ma praegu ära upun, mul emps upub järgi ja ma saan taevas igavesti rihmana. Kas teie peres oli ka alkohoolikuid või? Kõik need vennad, kelle ema jõi terve rase. Ei, ma saan aru, ja me oleme Eestis, türa kõigil oli. Aga kas see ei ole nagu huvitav, et vaata sa lapsena, sa ei saanud aru, et onu Toomas on parm. Sa nagu arvasid, et ta on lihtsalt lõbus. Sa mõtlesid, et see venna alati hea tujune. Saad mingi 13, siis su õde räägib sulle, ai, onu Toomas oli sügavas tsüklis. Saad nagu, tundus suht fun. Noh, Toomas ainus tüüp matustel tõmbas ka laulu üles. Meri on, meri jääb. Aga muidugi meie generatsiooni, kuna me oleme hästi, me oleme teadlikud, ei tohi juua, ei. Siis meil ei ole vaata alkohol, meie vanused on ju, mul on sõbrad, kes saavad praegu lapsi, nad ei ole alkohoolikud, nad teevad muid asju, vaata, me oleme need aines generatsioon, vaata. Mul on paar sõpra, kes on stonerid, teevad kanepit, on ju. Kui sul on stonerissi, see on ka nagu huvitav, on ju. Sest snäkid on kogu aeg otsas. Isa äratab öösel sind üles, et kus kõik kooksed said ära või mine peale. Issile jätnud ühtegi. Mis? Issi tahab ise ka kiikuda. Alati kodus kodutöödega kunagi ei aita. Küsid korrutustabeliga abi, see vend on. Ai, see on vale. See kõik on bullshit. Või siis mul on mõned sõbrad, kes teevad kokaiini nädalavahetusid, nad saavad nüüd lapsi. See on ka huvitav, kui sul on kokkis isa. Ajaloo esimene isa, kes väsitab lapse ära. Laps jõuab koolis, kui ma täna ei viitsi. Davai, teeme kodutöö ära, lähme sõitma, lähme. Lähete taevaskoja tõukeratastega sõitma. Iss on juba Võrus. Või äkki, kui isa teeb fentanüüli, see võib ka lõbus olla, on ja. Teil kukuvad koos hambad välja.